erinevad kontekstid on sama sõna seletusel, eriti sanskriti keeles. Brahman nagu päiksevalgus, päiksesoojus ja päikseplaneet, siis esimene päikse tunnetuse aspekt on päiksevalgus. Sa päiksest võib-olla ei tea midagi nii palju, võib-olla päiksesoojust ka veel ei ole tundnud väga, ja kui sul on valgusega kontakt. Ja Brahman on siis üks tõlk, on see, et see, mis kogu aeg laieneb. Ja kõik on, kes on Brahmanis, Brahmani osad, need ka kogu aeg lõputult laienevad, transformeeruvad. See on nagu selline eluprintsiip, sellepärast rääkida mingitest asjadest, öelda, et täna me oleme jõudnud lõplikule küll järeldusele, aga siit sellele järeldusele ei ole, et Jumal on Krishna algne, Krishna Stubhagavan Svayam, ja meil ei ole midagi tast öelda enam, sest me oleme kõik ära rääkinud. Et see ei ole võimalik nii kõikide elu aspektide puhul, isegi materiaalne energia, ta on küll justkui ajutine, aga pidevalt ta muutub. Selles mõttes on ta igavene. Tahad sellest kehast kinni hoida, aga vanus tuleb ja transformeerub ja lõpuks on jälle elementidest tagasi lõhk, maa tuli vesi. Et samamoodi nende arutlustega, et nagu küsimused ja vastused, aga tegelikult seal ei tule nagu lõppu. Nagu seal Chaitanya Mahaprabhu üks jumala kehastusi ka seal Ramananda Raiga rääkis. Ramananda Rai vastas talle, Chaitanya oli rahul, aga ta ütles, et aga veel, räägi veel edasi, nagu kaeva veel sügavamalt, et mis on veel siin point, et nagu lõppu ei tule. Ja samamoodi Jumalaga ka, et okei, et öeldakse, et Jumal on siin ja praegu kohe ja kõikjal läbi selle Brahmani aspekti ja ülihingena sinu hinge kõrval ja vaatame selle ekstaatilisi pühendunute avaldumisi ka seal Vipralambas igatsuses umbes, kus on Jumal, jooksed, kus on alati siis igatsus. Tavast me ei näe, et mõni pühenduna ütleks, et kõik on korras, et ma olen Krishnaga sinapal, et ma olen saavutanud Jumala. Ikka on neil see igatsus ja püüdlus ja nagu lõputu armastus. Ja siis mõni võib öelda ka, et kus siis on su Jumal? Ma võin öelda, et nagu päike on siin toas läbi oma valguse aspekti, läbi Brahmani, eks ju. See on tõestus, et päike on olemas, eks ju. Ma võin seal mingit loogika juttu ajada, aga inimene ütleb, ma ei tea, ma ei näe, ma ei tunneta, eks ju. Siis küsimus on selles, et küsimus ei ole, kus on Jumal, küsimus on, kus sina oled ja kus mina olen ja kus on meie teadvus, eks ju. Et see on nagu, et saad inimesega kokku, näiteks ka üks aspekt, et sul jääb temast esimene mulje. Teist kord tuleb, sa näed hoopis mingeid teisi omadusi temast, et mõnikord meil on ettekujutus Jumalast, oma teaduse, oma tasemele selline ja me nagu ei näe teda, et kus ta on või tahaks näha teda sellisena, aga tegelikult Jumal on kohal hoopis teise mingi aspektina ja ta nagu räägib suga mingite märkide, sümbolite keeles läbi teiste elusolenditega, kes sinu poole pöörduvad ja kuidagi reageerivad sinu suhtes. Et see sama Jumal kogu aeg on kontaktis sinuga või siis ülihingena su hinge kõrval, aga sa ei näe neid asju. Ja sul on mingi oma ettekujutus, et Jumal, ole kohal, kui sa nii oled kohal, siis sa oled kohal, siis ma usun, eks ju. Sellised huvitavad mõttekesed.